Tere taas Meeri Taro lehele. Nüüd sellel nädalal saavad sõna sellised imearmsad vilditud kassid ja üldine energia seda iseloomustab selline tarokaart nagu kuu. Kuu on minu jaoks üks kõige müstilisemaid kaarte suures orkaanis. Ta on selline illusioonide ja alateadvuse kaart. Sümboliseerib alateadvuse varjatud jõudu ja intuitsiooni võimsust ja sellise ebakindluse ja illusiooni kohalolu meie eludes. Nii et ära imesta, kui su nädal tuleb täis müstikat ja erilisi hetki ja ole leebe enda vastu ja teiste vastu ka, et sa ei tea, kus su kaaslased hetkel enda sees endaga võivad olla. Ole hell ja leebe ka iseenda vastu, et luba endale selliseid mõtluse hetki ja luba ennast kanda ja lase ka selline müstika enda ellu, et tervita kõike, mis on teistmoodi, mis on müstiline ja mis toob välja sinus sellise alateadliku poole ja mõtted ja vaata, mis sealt üles koorub. See võib olla väga huvitav teekond, sest kuuvalgus paljastab selle, mida päikesevalgus varjab. Mõningad asjad väga valges jäävad silmale nähtamatuks, et aga samas hämares ja kuuvalguses on nad väga selgelt näha. Luba ennast iseendal üllatada sellel nädalal. Nüüd suhete valdkonda iseloomustab selline tarokaart nagu keiser. Keiser armastuse valdkonnas sümboliseerib stabiilsust ja pühendumist ja selliseid traditsioonilisi pereväärtusi, suhteväärtusi. Ta viitab suhetele, mis põhinevad vastastikusel austusel ja ühisel eesmärgil. Ja ta kutsub ka üles võtma vastutust oma tunnete ja tegude eest. Ja selle vastutuse võtmisega saad sa luua tugeva aluse ja sellised kestva armastussuhte. Samas märka ka enda piire. Ära lahustu suhtesse, vaid keisri energia toel sa suudad jääda iseendaks ja ei kao otse kui ära. Et kaaslasel on ka sind lihtsam armastada, kui sa oled iseennast täis. Ja ära ole diktaator sellel nädalal suhtes, mitte ainult sellel nädalal, vaid tegelikult igal nädalal on ju. Et kuula oma kaaslast ja märka ka oma kaaslast, et millises punktis on tema. Nüüd töö ja raha valdkonnas on selline tarokaart nagu Hierophant. Hierophant töö valdkonnas minu jaoks rõhutab mentorluse tähtsust või sellist julgust abi küsida. Et võib-olla sellel nädalal leiad sa endale oma õpetaja ja võib-olla sul tuleb ette mingeid selliseid situatsioone, kus sa pead organisatsiooni või tööandja reeglitest kinni pidama ja jälgima otse kui teiste ekspertide siis nõuannet. Et ära pahanda, võta seda kui kingitust, sest tihtipeale ise me võib-olla ei pruugigi näha kõiki punkte, aga see nii-öelda kogenum inimene on selle võib-olla läbi teinud. Nüüd raha osas julgustab nädal sind säästma, hoidma, mitte koguma ja mitte nagu ahne olema, vaid nädal soosib sellist
traditsioonilist investeerimist ja ka nõu küsimust usaldusväärsetest allikatest, et kui sa tead kedagi, kes on sinu ümber juba jõukas ja kes omab sääste ja on kuidagi paremal järjel kui sina, siis miks mitte küsida ja vestelda, et kuidas ta sinna punkti on jõudnud ja äkki saad midagi üle võtta head iseendale. Ja ta tuletab meelde ka seda, et majanduslik edu tuleb tavaliselt pikaajalisest planeerimisest ja distsipliinist. Need lotovõidud või need kiired rikastumised enamasti ei too midagi head iseendaga kaasa. Nüüd tervise valdkonda iseloomustab selline tarokaart nagu armastajad. Veel üks suure arkaani kaart. 4 suure arkaani kaarti ühes nädalas, et väga võimsa energiaga nädal. Aga armastajate kaart tervise valdkonnas minu jaoks näitab seda, et meie elu võib olla täis valikuid. Ääretult palju, iga sekund me valime midagi, aga armastus neist on alati kõige tähtsam. Et armasta iseennast ja tee läbi armastuse valikuid, mis puudutavad sinu keha ja tervist. Vali toitu armastusega, vali riideid hommikul endale selge armastusega, vali tegevusi, mida sa teed armastusega iseenda vastu. See on ainus, mis kasvatab tervist ja sellist annab elujõudu. Armasta iseennast ühe sõnaga. Aga kaunist nädalat sulle!